käib juba, sa võid rääkida. Kuulama teid. Vaata, Katonütt. See on nagu tuttav koht ju. Oleks siia keeranud sisse. Meil on nagu big problem. Me oleme ühe kadunud poja ära unustanud. Martin tuleb teiselt poolt vastu Teslaga. Martin tuleb vastu Teslaga. Keegi tuleb Teslaga vastu. Nii? Ma võin ühe risti siia jätta just ka. No ei tea, vaata. Aga seal on veel inimesi vaata. On nii? Mis teevad seal? Big business. Big business. Ma ütlen, kus ma jätan ta siia, ma ei viitsigi mujal parkida. Lähme vaatame, kus see kotlett on. Lähme otsime kadunud poja ülesse. Kas keegi mäletab, mis auto see on? Annate thumbnaili kõigi järgi, saate teada juba. Lähme vaatame, läheme. Kas ta käima ka läheb või? Transporter thumbnailiks. Läks köögi panema sisse. Sas lõkkevad. Need kameraadid on siin, siit saab, me oleme auto turule tulnud, vaata, siit saab valida igasuguseid rante. Võtame selle kaasa, Läti tuuning on kõva. Just rääkisime, mis plaan on, 8 tundi mannerg. Ma sõidan üksi ära, oi. Ma esitan challenge'i, tulge tehke ka. Kas reeglid lubavad üldse seda? Jah. Said mingi erinõusolek või? Ei, sellel on eraldi tiitel, raudmehe tiitel. Ja siis ei ole kohustuslik juhivahetusi ka. Ja tankida võid ka niimoodi, et tuled ise autost välja ja tangid. Ja reeglitis on kirjas, et diisel on lubatud. Nii et teil on 4. aprillini aega otsida mõlemad üks kotlet ja teeme 3 peale 8 tundi, vaatame, kes lõpuni tuleb. Mingi uue F-seeriaga võib tulla. Vaatad seda kruvi õigele poole keerad seega. No me ongi, seda tuleb seadistada, kruvi tuleb õigele poole. Ma tahan ühe tankimisega ära teha või pigem 0 tankida. Aga siis sa pead sõitma lihtsalt niimoodi, nagu me sõidamegi Saksast Eestisse. 90-ga võiks kulge. Püsikas sisse. Püsikas on telliskivi. Sa pead, TikTok oli, kuidas mingi vend pani selle. See silikon püssi vaata. Kuule, uksed käivad lupused. Vaata seda uksed. Kuule, keegi on jälle tuulamas käinud. Need rihmad ei kukkunud ise välja. Siin käivad need vargad. Erinevad vargad. Varastavad ainult sente. Varastavad sente. Jah, nad tahavad ainult raha saada. Nii, see pokatt lahti. Kapott on lahti. No? Kus see käib? Tõmba kuskilt. Pahan boosteri peale. Ma arvan, siia ei ole boosterit taas, on akku ühe maas. Noh. Oppa, nii. Võtamegi siit sellega mannerguks üle. No nii. Miukse? Selle samasid. Ta siit on kapoti vahelt. Fast and Furious. See on tuuning. No see on ka tuuning küll. See on aerodünaamiline ja puha. Cabrio ka ju ilm on ilus siis. See on maailma lõpu auto, vaadake, ega varsti meil tulebki siin maailma lõpp. Kas sul kütust ka oli siin või? Padroonid lendavad. Jah, sellega saab sõita maailma lõppu. Kas sul rooli ka hallitab juba? Ossa, kurat, toorekas tuli ära. Näeme kindlalt seal poolest pöördis käima. No akus mingit vool on igal. Ütle nüüd, et see pole hea auto või? Musta ka. Mis see on vedelenud siin nüüd terve aasta või? Ma räägin, kui maailma lõpp tuleb, saab selle autoga sõita. No ma räägin, istmed peate ise otsima. Ei, sa survive ikka üksinda. Praegu ongi kütushind on ka nii palju. Mine võta maksimust kohe kuradi õlina. Jah, meil see Taavi sõidab sellega. Juba 2 kuud sõitnud üle 1000 kildi ja punkt tüüsis Octaviaga ja ütles potti pole läinud. Aga mõtle, sa saad mannergule minna kogu aeg freak eyes üleval. Kuule, aga see on päris hea. Kõikidel on kõht tühi, tahavad boksi minna. Hea cheat code. Viime ta koju, teeme talle väikse hoolduse, äkki paneme nagu seda värsket õli mootorisse ka, mitte ainult toiduõli. Ei ole vaja priisata, ära hakka priiskama. Siin on küll vesi toas. See on Savi. Ta ehmatas lahti. Tagurpidi käik on kadunud. Et kui teie otsite ka endale need mannergud, siis tasub Car Verticalist järgi vaadata, et mis elu ta elanud on ja mis ajalugu hakkate teie sinna autole juurde lisama. Car Verticalis kehtib vampiiride sooduskood. Saate vaadata auto läbisõigu, kas on manipuleeritud või kas on avariisid juhtunud. Osade väljavõtetega on lausa kaasas ka pildid, kui auto on müügis olnud või mingi avarii läbinud, mis on avalikus nii-öelda andmebaasis kättesaadavalt erinevatelt oksjoni portaalidelt ka. Selle auto ajalugu me vist oleme kunagi vaadanud.
ja Karel teeb siia ajalugu juurde. Nii et enne auto soetamist vaadake kaarartiklist järgi, Vampire koodi kasutage ja lingid leiate alt. Nii et ajame selle paariti sisse ja vaatame, mis on seismisega autoga juhtunud. Mis sa löristad selle traktoriga siin? Noh, traktoril tuleb võrgud välja lasta. Nüüd on siuke lugu, et on nagu see, et ma olen kahe vahel olnud, et kas minna seda raudmeest püüdma ja saada selleks raudmeheks või mitte seda teha. Ja siis ma müüsin selle idee maha Marile. Ütlesin, et nädalavahetus, puhkus Pärnus. Reede õhtul lähme. Oleme öö seal, puhkan ennast välja, olen värske hommikul. Mari saab 8 tundi päeval shopata Pärnu linnaväel ringi. Ma annan 8 tundi kuuma ja siis õhtul läheme spaasse ja tähistame raudmeheks olemist ja üldvõitu ja kõiki võite. Sounds like a plan ju. Aga vaata, kas need plaanid ka täide lähevad, seda ei tea. Vanur tuleks üle vaadata nüüd. Õli tuleks kindlasti ära vahetada. Vaata, me öömasin nende rihmadega. Ma ei mäleta, kas mul selles klippe on alles nüüd. Aga me ju poleerisime, tegime neid, et need karedaks ei ole. Seismisega natuke vist karedaks läinud. Uuesti. Peame äkki puhtaks tegema või? Vaatama. Ikka sile jääb neid. Eelmelt kuulusid meil rihmad ära ju. Vaatame alt poolt üle kõik. Teeme talle õlivahetuse. Mingi catchcandi värk oli siin, seda tuleb üle vaadata siin. No näe filter. Rattad alla. Reefipunktist vaatame, mis meil head on. Selle aku jätame peale. Selle oleme täis, peame plaadima kohe. Aku kinnitusema ei leiutada. See on hea suur aku, eelmine meil oli pisike aku, selleks lukku. Ja pumba kruvi nüüd. Teoreetiline on see, et ma nüüd rääkisin selle sõbra ChatGPT-ga, lasin talle arvutada kõik ja see. Et kui me seda kruvi ei näpi, tegelikult oli auto kiire. Selles mõttes oli hea. Ja nüüd ongi see, et ühe tankimisega ei saa anyway ära sõidetud. Siis ma pean mingi 2 minutisse ringi sõitma, see on täiesti lotsetu. Siis ma ei ole seal tempos. Aga ühe tankimisega on kõik võimalik. Ehk siis kruvi jätame nii ja ma võin ise ühe korra tankida diislit eraldi sealt eriloaga, siis tegelikult võivad teised ka, ma arvan, aga diiselautosid on ainult sõitnud ainult üks seesama kunagi ja minu teada rohkem ei ole. Siis ma võin ise tankida nende lutipudelitega, paneme 40 juurde, siis arvutuslikult peaks jaguma, oleneb millal otsa saab. Nii et plaanid on kõvad, alustame ettevalmistustega. Trodo.ee-st leiate oma 4-rattalise sõbrale igasuguseid hooldustooteid ja muid varuosasid. Mannergu puhul ka alati kõige tähtsam teema on pidurid. Et pidurid Mannergul kuluvad, need tuleb alati üle vaadata, et siit leiab pidurikettaid ja klotse erinevate tootjate omad vastavalt teie rahakotile. Ja leiab ka tegelikult teisi varuosasid, põhimõtteliselt filtrid, nagu ma ütlesin, hooldustarvikud, mootorile tihendeid, hammasrihmakomplekte, kiilrihmasid ja nii edasi. Todo.ee-s kehtib Vampire sooduskood, Vampire 26, millega saate soetada endale varuosasid ja kõik tooted, mis mahuvad pakiautomaati, on siis selle koodiga saatmine nii-öelda tasuta. Nii et kõik lingid leiab alt ka, minge vaadake Todo.ee-st, mis te oma autole näiteks leiate. Mida sa valid seal nüüd? Otsid või? Kadunud või? Jah, paneme vanurile ka ikkagi midagi head sisse likvimolli poolt. Paned kohvi sisse või? Kohvi paneme talle sisse, et ta ikkagi jõuaks ka 8 tundi vastu pidada nagu Karel. Kas see on 2 ühes või 3 ühes? See või? See on kõik ühes. See on kulunud mootoritele väga hea. Sobib kõigile, et siin on eestikeelne kuradi kiri on peal. Lähete loete ise kodulehelt. Õli lisandab märgatavalt kulumist tänu sisaldada keraamilisele segule, mis muutub metalli pinna muudab äärmiselt vastupidavaks. Karel ei oska lugeda. Oota, 50 000 purgitäis 5 liitri mootori peal on diiseliga ka kirjas või ei ole. Sobib kasutamiseks transmissioonides, pumpades, kompressioonides. Oli diisel või? Vist oli. Kuule, mis selle diisliga juhtub? Sellega võib toiduõliga sõita tänasel päeval, kui vaata siin kütushinnad. Palju toiduõli liiter on teada? Uurisid juba? Viimane pidi euro olema, et tegelikult võiks täis lükata. Kohvi. Ongi kahve latte. See ei tundu nagu õige tegevus, et sa seda mootorisse valad. Tead, kus ma sellist aga kui targad inseneerid Saksamaal on selle välja arvutanud ja öelnud, et see pikendab Mannergu eluiga,
siis läheb ta sisse. kuule, aga paneks ainult seda ja paneks kõi. Ainult seda või? Ma ei tea, siis hakkab liiga hästi lippama raisk. Tahaks nagu nipsata nagu kakao oleks. Aga nüüd on küsimus, mida panna nagu päriselt õli. Sellepärast me oleme sõitnud 10 või 60-ga siin. Meil on seda ka on ju. Äkki seekord peaks panema 5 või 40. Sellepärast ilm ei ole nagu nii kuum ja palav. Siis ei ole vahet, ma arvan. Mootoril ikka on palav. No mootoril on ikka palav. Kui hea õlijahutus on. No ei ole, tal ei ole üldse õlijahutust ju. Aga siis tuleb see panna ja. Vahet ei ole, peasid siis kurat tummisem raisk. Küll ta soojaks ära käib. Mitmed ringi peal soojaks läheb mootor? Ei, no mis esimese 3-ga ikka läheb soojaks. Mõtlesid selle 8 tunnist sõidu peal, et 3. tunnil läheb soojaks või? Ei lähe, no ole. Ei, salongis läheb 3. tunnil soojaks. Siin on põhja kaas ainult, siin lift-off'i ei ole. Nii, pumbakruvi ei näpi siis jah. Mul ikka kripeldab see, ma hommikul hakkan seal keerama, testima ja tuunipaaris. Siis läheb jälle see sinna samma, kus juhtus seal asi. Tankimisega, mul siis nagu keegi kaasa ei tule, tundub, et Marija tankib meid. Peaks nüüd kanistrid tühjaks tegema, ma panen ise need 2 lutipudelit tühjaks paaki. Oota, kas see vahetükk on sinna vaja selle jaoks ju? Või läks otse see niisama ka või? Kurat, peab vaatama. Ma arvan, see on nii vana auto, et siin on jumala savi, mis siin on. Ei, siin on jumala savi, mis sul on. Ma arvan. Paagi hakkab meil täis või? Pane natuke peale siia seda roosate. Mõtle, kus siis lippama hakkab, kui siia nagu natuke törts panna seda õiget kraami ka. Aga paneme talle seda propaani ka sinna natukene. Kuule, see läheb väga hästi siia. Ma lase talle törts ka siis. Ära lase. Noh, posti või? Läheb. Jah, läheb küll. Ei juhtu midagi vanakesega. Saabki ergutust natukene. Tunned vahepeal pööre teeb selline 6-7 tuhat vaata. Mäletad küll, eelmine kord ka natuke oli. 500 vist sai jah, kui läks lappesse. Valmis ta saigi. Väga palju tegemist ei olnudki. Siuke rehvide valimine, pidurite hooldus, õlivahetus, nipet-näpet, haku kinni, haku sai täis laetud, juba kärusse pandud. Ega kell hakkab siin vaikselt juba 8 saama või 8 läbi, et Pärnusse on ka vaja jõuda, siis Mariga veel romantikat tegema, välja puhata, lõõgastuda selleks raskeks teekonnaks. Et kedagi rohkem teist kaasa ei tulegi, Mariga kahekesi lähme, et Magnus ja Karl ka puhkavad Tallinnas, et ei olegi mõtet seda 8 tundi seal niisama passida. Kui juhtub midagi, siis läheb nagu nii luhta see värk. Ja kui ei juhtu, tuleb lõpuni, et tankimisega ma saan ise ka hakkama. Sirutan jalga või räägin kellegagi kokku, kes aitab seal tankida ja võib-olla saan vetsu joosta samal ajal. Et tegelikult oleks vaja tõuksimaailma tõukse nüüd, mis on ka tegelikult meile selleks aastaks võimaldatud tõuksimaailma poolt, seal kehtib Vampireo sooduskood. Hooaeg on käes, minge vaadake, aga need jäid nüüd toomata. Ei ole hullu, eks ta jäigi natuke viimasele minutile, aga siuke eksprompt värk tavaliselt töötab väga hästi. Nii et bussile hääled sisse, paneme kontori luku ja lähme siis kimame Pärnu poole. Oleme jõudnud Pärnu lähistele siia terminali tanklasse. Pidi nii täpselt manööverdama, vaata. Vaata, kuidas see luuk tankurist mööda läheb. Üli täpselt. Ja nüüd meil on vihmavari. Mari, ära kõrda vihma, tule siia. Näed, ma võin auto tagurpidi siia haagisesse panema. Kare läheb käru ja haagis kogu aeg sassi. Et saaks tankida siis, sellepärast, et muidu peaks auto kärust välja, haagisest välja ajama. Et seal pool ei ole seda luuki väikest. Nii hullu, saame hakkame. Ütleme Respo meestele, et pange luugid igale poole. Võidusõidu meestele on vaja tankida. Aga nüüd me oleme Redka tankuris. Ei tea, kas see Redka see kütus on parem kui tavaline või on täpselt sama või? No teoorias peab kõik sama olema. Nii, mul on vaja see täis saada ja kurguni. Ja siis mul on 40 liitrit. Seda ka lisame. Lutipudelitest kiirtankimist siis. Nii et elame, näeme, kuidas see kõik välja hakkab nägema. Seda ma ei või võtta. Ma olen selle. Siit tuleb nüüd siukse hooga. No see on Redka oma ju, tulebki hooga raid. Aga miks sa üldse mõtlesid, et sa peaksid Redka omaga? No ma ei tea, tundus hea plaan. Me oleme teisel kohast.
Jaa, aga sa pead selle kinni panema. Jah. Väga täpne. Normaalne mähkimine ikkagi. Paneme ühe korra veel. Ega me alla ei anna siis. Raudmees on kõigeks valmis. Nii, katse 2. Siit tuleb vähe lahvema hooga äkki. Hoia kaugemal. Diisel ikka jah, jah. Mis siin toimub? Ikka viskab üle. Mari, teile tunned juba kvoodutama. Ega see võidusõidu elu ei lõpe siin hotellis. Mari brandis toa jälle. Ta leidis Pärnus ka Riia toa. Me oleme Riias tegelikult. Welcome to Pikerniki. No tegelikult siit on pool maad minna veel. Aga see tankimisega mingi ongelma tuli välja nüüd. Selles mõttes ma tankisin selle tavapüstoliga ka seal ja ikka ta ei taha alla minna. Ja enne ei ole sükest jama olnud. Ma võtsin sealt veel hea on, et Haagis seda valgustus. Vaid tuled põlema kõik seal terminali tanklas. Võtsin kruvikaga sealt selle peale või nagu õhutus avab agi pealt ülevalt lahti. Siis läks nagu paremaks, aga ikka kuidagi vahutab. Mingi värk on seal, ma ei tea. Kas rotid on paaki pesa teinud? No seda analüüsime hommikul veel. Aga ma vaatan ka siin apelsini mahla kõrvale, vaatan ilma. 12 hakkab täpselt lubab sadama hakata. Ja siis kella 3 lubab lörtsi ja lund. Ja 50% tõenäosus ja kella 5 on ikkagi juba 2 kraadi külma ja 70% nagu lörts lumi. Ja kella 6 on nagu 1 kraad sooja. Ja siis läheb soojamaks tagasi 2 kraadi ja siis sadu läheb väiksemaks ja kell 20.00 peaks niimoodi tulema midagi ja on 2 kraadi sooja. Ja teise pulli asjana ma võin ju öelda, et mul ei ole seal autos ju soojendust. Salongi radikas on süsteemist välja ühendatud, selle ma saan homme tagasi panna, aga ma olen selle sellepärast välja ühendanud, et kui selle diisliga põhjagaasiga anda minna, siis see jahutusvedeliku surve võib tõusta päris suureks ja see võib paugu teha, sellepärast et ta on vana näiteks. Ja seda enam, kui need otsad on nüüd siin pikemat aega lahti olnud, sellepärast suvel ei ole seda vaja. Nii et ma ei teagi, mis homme saab, siis vaatame, paneme selle soojapesu selga ja auto tegelikult, kui ta kuumaks läheb, siis ta hakkab ise õhkama nii palju sooja, et äkki ei ole vaja. Niimoodi, et ega see raudmees ei sünnigi lihtsalt. Nii et näeme homme. No tere hommikust. Milline ilus päev, et sõita 8 tundi autoga järjest ringi ratast. Jõujaama boksis näed oodakse, tehnilise järjekorda ei ole, olen varakult kohal. Võtame siis kähku auto maha, kurat krõbe hommik on ka juba miinus. Ei miinust ei ole, aga 3-4 kraadi sooja. Vaatame, kus diisel käima ka läheb, eelsütte küljult töötavad ikka. Tehnilises käidud, probleeme ei esinenud, kuna ju see auto tegelikult on juba ühe korra mannergu reeglitele vastavalt ju korda tehtud ja läbinud ülevaatuse, siis ei ole häda. Transponder läks ette ja eks see kõige suurem häda tuleb see, et et peaasi, et tehnika ei üllataks. Need lamerihmad said kunagi korda tehtud. Mul on isegi varuks kaasas tegelikult, aga vaatame, et mis tunnil midagi juhtub, siis otsustan, kas ma hakkan remontima ja lähen tagasi peale, aga tahaks maksimumide maksimumi võtta.
arvutuste kohaselt, ma olen siin kõvasti arvutanud koos ChatGPT-ga, on võimalik teoreetiliselt võtta hälbevõit, ringide arvu võit ja mannergu raudmehe tiitel siis. See on ideaaltingimustega niimoodi, et ma ise pean mentaalselt ka vastu ja sõidan selle kõik ära. Sellepärast, et minul ei ole kohustuslikku juhi vahetust, kui sa sõidad raudmees. Teised peavad 7 korda juhti vahetama minimaalselt ja see kaotab ikkagi neil arvestatava koguse aega. Ja see auto nüüd ei ole nii aeglane, et ma ei suudaks püsida mingi kuusiku tempos, ütleme niimoodi. Oleneb, kes täna siin kohal on, oleneb ilmast, oleneb rehvi valikust. See ei ole võidusõit, aga oleneb vägades paljudest asjadest. Et põhiliseks komistuskennust saab ilmselt minu mentaalne hakkama saamine ilmselt, et ma jõuaksin ja tahaksin seal 8 tundi veeta, et mul igav ei hakka ja et ma ära ei väsi ja mingid lollusi tegema ei hakka. Ega ta tegelikult lihtne ei ole. Saksast ja Belgiast on kunagi 12 tundi sõidetud tagasi järjest, aga see on vähe teistmoodi. Siin on plussid ja miinused selles mõttes, et sõidad ringiratast, ohutu keskkond, valges ikkagi, aga samas on nagu teised liiklejad ka. Nii et väga raske ennustada midagi. Ma olen siis varustanud ennast ka jookide ja söökidega natuke, et vitamiinili hydrate'i panin siia erinevad maitseid, kaffiiniga nokot, siis natuke Stellerit ka sinna ergutuseks, kui peaks tõesti uni peale tulema ja siis väiksed batoonikesed söömiseks, et saada kiiret energiat. Ja ega rohkem ei olegi. Proovin ajavõtusüsteemiga endale käima panna, et ma näeks, mis tempos umbes sõidan. Ja ega tuleb anda kuuma raudset närvi ja üks tankimine mul on vaja teha. Ja nagu kedagi täna kaasas ei ole, Mari tuleb filmi võib-olla, siis mul on need lutipudelid kaasas. Ehk siin on 40 liitrit diislit ja ma viingi bussi sinna tankuri juurde. Ja kui vaja on, siis seal, vaja on, kui me jõuame 5. tunnini, siis umbes on vaja seal tankida ja siis 40 liitriga ma peaks lõpuni tulema. Ja bussi panengi sinna tankuri juurde, siis on hea võtta ja kui mingi tehniline naps on ka, siis on mingid tööriistad ja asjad on ka siin bussis olemas. Varurattad on ka olemas tegelikult ja tung, need on siin. Ehk muidugi logistiliselt see on kehva, et nad 2 eri kohas on, aga see ei ole võidusõit. Nii et lähme vaatame line-upi täna, kelle vastu me sõidame ja räägime mannergust natuke lähemalt üldse, võib-olla keegi ei tea, mis asi see on ja pakub huvi ja tahaks ka sõita. Väikene mõõduvõtt siin ju ikkagi omavahel käib. See ei ole võidusõit, aga samas on see ühte... Pool tundi stardini, kõik rahvas koguneb. Mis asi see mannerg on siis? See on niisugune meelelahutuslik, ütleme niimoodi, et sõpradega koos veedetud chill ja grill aeg. Võtate ühe vanema auto, mis ei ole just kõige kiirem, teete ta võidusõidu autoks, kuigi see pole võidusõit ja siis tulete, sõidate sellega 6 tundi, 8 tundi kestvust-sõitu nii-öelda teiste vastu, aga see on nagu meeskonnasisene sport võib-olla ja see on juba tegelikult kestnud siin, mina ei tea, palju neid aastaid on see 50, vaata, siit autode pealt saab vaadata, mitmes see on. Igal autol on kleepsud, vaata, näed. 52, 53, mitmes see on nüüd? 53 või? See auto on mitu korda käinud. Aga mannerguid on igasuguseid ja tõesti, mis asi sobib mannerguks, siis saadate vaadata mannergute-mõõduvõtt.ee kodulehe pealt järgi, seal on kalkulaator. See peab olema vabalt hingav auto, mille kilovati kaalusuhe ei ületa siis 1500 kilogrammi ja 100 kilovatti. Ehk vaadake järgi kodulehelt, et tegelikult valik on päris lai, vanemad ja uuemad autod. Ja täna on meil võistlejaid omajagu, Karel on seal viimane, sellepärast et mul ei ole ju kuhugi kiiret ja tegelikult stardijärjekord pannakse registreerimise järgi. Kuna ma siin paar päeva veel otsustasin, siis on niimoodi. Ja esmakordselt siis on mannergu ajaloos ka meistrivõistluste arvestus 2026 nii öelda, et antakse iga etapi eest punkte ja peale neid kõiki etappe, mis siin aasta jooksul toimuvad, need leiate siit ka, neid on mingi 5-6 tükki siin on ju, siis arvestatakse nii-öelda kõige kõvem mannerguline. Et see on niisugune väga äge värk, ega me oleme ka ju käinud siin oma meeskonnaga palju ja see ongi niisugune väga tore ajavõtt, et üle 20 korra käinud. Nüüd hakkab kohe koosolek, me peaks selle kaamera nüüd viima tegelikult ära autosse ja jopega ära panema ja siis hakkabki start. Ja reeglid on karmid selles mõttes, et rammida ei tohi, see ei ole võidusõit. Siin on ka reeglid, saab ka karistada, nii et tutvuge kõigi infoga mannergute-mõõduvõtt.ee ja tulge panna ennast kirja, proovige, pange üks meeskond kokku, saate maitse suhu, et see on kõige lähem ja odavam viis, ma arvan, võidusõidu maailma sisenemiseks.
nii, aga ma viin nüüd selle kaamera ära, mul on GoPro autos, ma ei tea, palju siit üldse täna siis 18 tunnist mul peale jääb ja eks ma siis raporteerin, et Mari tuleb ka siia filmima ja viin need asjad ära ja lähen panen ennast valmis. Noh, minut on jäänud, sõbrad, stardini. Vaatame siis kaua see GoPro aku kestab, et ma võid akupankasid ei pand, et mälukaardid ei ole nagu nii suured ja need akud kipuvad üle kumenema. Rahulikult, eks saate pärast kokku võtta ja äkki keegi ikka midagi filmib siit. Natukenegi põhi-actionist. 30 sekundit. Ma olen valmis. Keset külm ei hakka. Ma lasin kõigil rahulikult minema. Ma ei hakka trügima isegi. Kedagi järgi ei ole. On see safety car. Naani, 3, 2, 1. Noh, go. kaasas. Ma saan siin veel klippe teha ju sõidu ajal praegu. Ma olen nii vana pro juba reis. Külm on ka natuke, see on hea, see teeb meele järgsaks. Vaata, ma vahetan teise käega käiku. Ja nii treki kurv tuleb, see on liber reis. Assa reis juba läheb lappesse, oota, ma vahen teist pidi. Selline vaade on mul siin olnud 4 tundi. Aeglased on ees, esijoolistel osadel on väga libe. Aga nüüd läheme. No nii, oota, ma vahetan kätt. Vaheme 5. ka. Aba. Mina kiiret kurvi ei karda. Minu jaoks on see põhjagaasi kurv. No palju kellale tuleb. Vaat. No 140. Siis peab pidurdama, peab käiku vahetama. Aba. Nii, teravalt sisse. Ja niimoodi see sõit käibki mul siin. Mul on see rada nii peas, et suht kopp ees vaata. Ma võingi nagu kuradi lollust teha, rääkida telefoniga. Aga okei, kuule, küts on ka niimoodi, et hakkab otsa saama. Et nagu plaanitud on, vist saab 5. tunnil ära tangitud ja särki-värki. Nii et, kuule, hoidke mulle pöialt, siis ma kangutan edasi siin reis. Mis sul toimub? Pissi häda on ja tankida on vaja. Peab pidama vastu. Tankimine käib. Vetsus käisin ka ära 5 tundi, 5 minutit järjest. Hakkas turtsutama, paneme peale 40 liitrit, peaks lõpuni tulema. Klaasid lähevad seest uduseks, see on jama. Üle aeglaselt läheb see kütusik. Kurat, 3 päeva läheb sinna raiskuni. Midagi on jama selle paagivärgiga. Et raudmees paistab ja äkki siis see hälbevärk ka või? Ühe peatusega äkki saab mingi hea asja või ei saa. Aga lund saab, üle külm on ja klaasid on jumal uduskud. Selles mõttes on probleem natuke. Kas ma pimedas ka sõita näen?
Tere Eestimaa! Oli vast sees sõit või? Oi. Rais. No kõva sõna. Kõva sõna või? Sai 75% tehtud või? Vist sai, ma arvan. Külm veel, kurat. Ma just tahtsingi öelda, et siin ei saa munagi praadida. Ei saagi. Ei, rihmadega oli kunagi probleem, isegi rihmad on alles. Noh, taas auto. Õlivahetus ja läheb järgmine 8 tundi. Vaadake raudmees. Joo. Palju õnne. Lõpuni tulid. Loodame, et on veel. Pane bussooja, mul külm. Ärme vara õiska veel, mis siin need kõik kokku keeratud sai ja sõidetud. Käed küll surisevad natuke. Aga kurat, ma võtsin, ma panen peale seda etappi oksjonile. Kurat, ei saagi panna. Nii aus pill on, äkki peab veel ikkagi paar etappi tegema ja natuke upgrade ima. Täitsa öko ju. Mis oli 270 ringi siis peaaegu või 280 või? Ma natuke puhkan ka. Teeme siis kokkuvõtte, siis peale autosustamist vaatame, mis kohad jäid ja teeme data ka selgeks, sellepärast ega ma väga täpselt ei tea. Aga nii naljakas, kui see ei ole, siis see 8 tundi läks jumala kiiresti. Ja mul jäid kõik joogid joomata ja ma tahtsin ühte huumorit teha ka veel, ma sellest pärast räägin. Karel Viiraja, tule siia. Oh. Jou! Seal riigis, kus auto pärit on, lihtnormal. See ei ole päris terve mees sõitis ühe pissipeatusega Poola piiri äärde ära. Tallinnast, mitte Audrust. Audrust oleks peaaegu Varssavis juba olnud. Karel, päriselt, ma nägin ühte asja. Usain Bolt oleks täna sinust maha jäänud siis, kui sa siit peldikusse sööstsid. Häda oli suur. Kas käis ka vahepeal mõte läbi, et võib-olla tuleb see kuidagi autos ära õiendada? Tahate, ma räägin nalja või? Ma üritasin 3 ringi. Nagu pudelisse lasta. Tühja pudelisse. Ja ma ütlesin plekki, ma kused täis ennast. Ja loobusid. Sellegi poolest, daamid ja härrad, aplaus, esimene raudmehe karikas on ära teenitud. Number 1 ei saa enam keegi, Wall of Fame on aga siiski võimalus. Ajalugu on tehtud, tõesti. Just, Diesel Power. Oleme kodubaasis tagasi oma raudse suksuga. Saksa raud ja kvaliteet, mis on toonud nii suure karika koju. Nüüd on siin aega seedida olnud ja ma ei tea, räägime siis nendest seal highlightidest ja kuidas see teekond siis nagu oli, et kas oli ka raske mentaalselt. Sellel sõidul oli nagu 3 faasi minu jaoks. Alguses oligi kuiv ja siis kui esimene tund sai läbi, siis ma mõtlesin, et kas niimoodi ongi nüüd kõik veel 7 tundi või. Siis sai teine tund läbi, siis ma mõtlesin, et okei, päris huvitav. Ja siis 3. tunnil umbes läks vihma sadama, siis läks põnevaks. Siis läks nagu oli libedaks läks ja oli nagu keskenduda oli vaja. Ja enne seda muidugi ma lasin vist juba natuke rehvid peeneks kuivaga. Nad said juba haiget ära, siis ma oletan. Sellepärast, et kui me rehve vaatamegi, et see on nüüd siis 8 tunni tulemus, see on isegi enam vähem. Aga lähme vaatame teiselt poolt. See on see, et ringrajal ikka ühele poole saab kõige rohkem valu, see sama esimene ratas või rehv. Ja vaadake, sellest ei ole midagi järgi, siit hakkab juba traate vaikselt välja tulema. Et see oli Viimse piiril, et võib-olla kui oleks täitsa 100% kuivanud, siis ma oleks pidanud rataste vahetuse ka veel tegema. Et mul olid siiski varurattad ka kaasas, aga mitte kuiva ilma jaoks, vaid vihma jaoks, siis mul oleks neid ka peeneks lasknud. Rehve saab rehvipunktist Arti käest näete. Meil on mannergu rehve siin riiulis rohkem kui drifti rehve. Seal kehtib vampiira soduskood. Kõik tahavad seda iludust ka kapoti alt kindlasti näha, mis siin on siis. Vaatame kiire pilguvisi ja tehnilisi probleeme ei olnud. Ma tahaks lihtsalt huvi pärast näha õlitaset nüüd. Kas ta võttis ka õli või? Kas siin varras näitab midagi või 8 tundi äkki õli võtab, jookseb kotti ka veel vist. See on nagu kõige kuradi ohtlikum vaata. Siuke tamp on ärge. Täpselt maksis nii nagu panin. Pilli võtta isegi õli või? Jumala, on tänatud. Külm hakkas ka, salongi radika võis ka ära vahetada, mis siin toimub. Jahutusvedeliku. Natuke on kadunud, aga üldiselt on hästi. Rihmad pidasid seekord vastu.
ja meelega panin suurema aku ka. Niimoodi, et aus masin ja 1.9 vabalt hinga, mis oli 40 või 50 kilovatti. Peaks ka pihusti tooldusse äkki saatma siin. Ja siis ma proovisingi mõelda ka muid mõtteid, nagu mingid niisama elulisi asju ja minevikule ja tulevikule, mida vaja kõike teha on. Siis nagu läks rütm paigast ära, polnud vapsi võimalik sõita, ma hakkasin vigu tegema, pidurdused jäid hiljaks ja kõike nii. Aga rääkides intsidentidest, siis nagu tegelikult ei olnudki midagi, ühtegi spinni ei teinud, isegi off-track ei teinud. Paar ohtlikku olukord tekkisid pidurdamisel ja seda driftivärki oli ka vaikselt, aga need püüdsime kõik kinni. Ja siis 4. tunni kuskilgi hakkas pitsitama. Vöö pitsitas, kõik pitsitas ja kange pissi häda tuli peale. Ja siis ma mõtlesin, kurat, kas nüüd sinna nahka lähebki see võidusõit, et ma pean ühe korra tankima. Ja siis, kui paak tühjaks saab, ehk 5. tunnil oli arvutuslikult. Ja 4. tunnil hakkas pitsitama ja siis ma mõtlesin tund aega veel ja siis ma mõtlesin täitsa pekkis. Ja siis mul oli geniaalne plaan, ma mõtlesin, ma joon ühe vitamini veel ära, selleks ajaks mul oli paar purki või üks purk joodud juba. Ma mõtlesin, ma teen iga tunni tagant, teen ühe selle pudeli siis. Ja siis ma üritasin 3 ringi nagu pudelisse tagasi panna seda vedelikku. Tee, mis sa tahad, ei saa, see ei ole võimalik. Proovige, mehed, istumise asend on siuke, et sa kused ennast täis. Ma lihtsalt ütlen niimoodi. Aga see nii ei läinud, siis nagu läks põnevaks. Tõmbasin vööd vähe järgi, et ta ei pitsitaks siia põie peale. Ja läks meelest ära see ja siis oligi 5 tund käes. 5 tundi ja 5 minutit oli üks set ainult kuuma. Ja siis ma läksin siin, parkisin auto sinna bokside ette ära, jooksin peldikusse läbi, lasin seal. Sinna läks 2-3 minti. Siis hüppasin autosse tagasi, läksin tankima, tankisin üksi, aga need lutipudelid. Need on diisliga koos kõik. Näed, siin on isegi kurat 3 liitrit või mingi liiter sees või. Sinna läks, kogu boksi peatus läks mul 12 minutit umbes, mis ei olegi iseenesest kõige hullem. Arvestades ma tegin ühe peatuse ja siis oli full send. Andsin niimoodi minna, kus sai. Enne ma asutasin 3., 4., 5. käik, siis kasutasin ainult 3., 4. Ühe sirge lõpus pidin 4. ka panema. Ülejäänud aja istus see diisel lihtsalt piirajas põhimõtteliselt 4500 pööret, ega ta rohkem ei lähegi. Mõtlesin, lendab laiali, et 75% peaks täidetud olema, et saada see raudmehe kariks kätte. Aga ta tuli lõpuni, ilma ühedi probleemita. Pidurid oli tead. Kui oleks rehvi valik parem olnud, siis oleks võib-olla ka lõpptulem parem olnud. Vaatamegi statistika ka üle siis. Tõin siin välja mingid asjad. Et siis parim ringi aeg, mis ma suutsin sõita, oli 95. ringil, kui ma ei väiksin nüüd, oli 1.35.7 ja esimesed 2 tundi ma hoidsin tagasi ja vaatasin, mida see kütusenäidik tegema hakkab. Ehk siis tempo oli algus aeglasem ja siis hakkasin vajutama. Nii, ringe kokku läbisin siis 269 ja kütust kulus siis umbes, ütleme niimoodi, et 100-110 liitrit. See teeb 9 ringiks kuskilgi 0,4 liitrit ja keskmiseks kütuse kuluks terve selle aja peale, siis ütleme, et 15-16 seal vahemikus kuskilgi. Üldarvestuses ma jäin tiimide lõikes siis ringi arvude põhjalt 7. ja kaotasin esimesele, kes ringi kõige rohkem läbinud 23, see oli 19, 16, 11, 7, 3. Ehk 6. oleks võib-olla teoreetiliselt ära saanud pressida. Aga keskmise hälve poolest, see on see, mida sa pead hästi stabiilselt sõitma, olin ma tegelikult siis esimene. Aga raudmees, kuna tal ei ole kohustuslikke boksi peatusi, siis talle ei anda halbe tiitlit. Kui sa tahad raudmeest ja hälbe tiitlit ka sõita, see keskmine ringi hälve on üks keeruline teema, guugeldage, et sa pead hästi lähedale oma ringi aega sõitma kogu aeg. Ja selle järgi antakse siis see lõpptulem, mitte ringi arvude järgi. Ma võin üksi sõita seda, siis ma oleks pidanud tegema kohustuslikke boksi peatusi ka 7. Ehk see oleks välja näinud niimoodi, et hälvet ka sõita või seda üldarvestust on. Ma oleks pidanud sõitma boksi, autost välja tulema, autost ümber ringi tegema, autost tagasi istuma ja sõitma. Ja niimoodi 7 korda. Vahet ei ole isegi mis ringidel, ise oleks vaadanud. Et siis saab nagu mõlemad sõita. Nii et mannergute mõõduvõtus ei ole see kiirus maailma olulisem, et see on kõige kiirem, ägedam auto. Tegelikult on see stabiilsus
ja ühte ringi aega sõitmine oluline. Et ei olegi mõtet ajada seda auto ja jõudu ja võimsust taga, et sihukese autoga tegelikult sa võid seal konkurentsis väga hästi olla. Aga noh, kui huvi on, alati saab kiiremaks tuunida, aga siis on see oht, et sa hakkad ennast lõhki sõitma, siis sa saad karistada selle eest ja 3 korda lõhki sõidad, siis saad disklahvi ja lähed koju ja mõtled elu järgi ja saad järgmine etapp uuesti sõita. Aga mis kaasneb kiirusega? Rehvid ja pidurid ja kõik kulub veel kiiremini, kui sa sõidad seda 1.30 ringi aega sinna. Pidurid on ülioluline, kui te nüüd tulete ja plaanite üldse ja mõtlete sõita. Vaadake need kindlasti üle, et need oleks head racing-vedelik, head klotsid, sellepärast 8 tundi on väga pikk aeg. Ja kui me siia vaatame, siis siin on tegelikult pool klotsi alles, et sellel autol on pandud ka suuremad pidurid ette just selle jaoks, et ära kestaks. Nii et sellised seiklused raudmehelt. Kas ma läheks teeks veel? Isegi ütleks, jah, kui seda autot natukene nüüd aerodünaamiliselt ja teha siin veel parandusi, et iste võiks ka natukene parem olla, siis võib-olla lihased ei valutaks järgmine päev nii palju. Ja hashtag number 1, keegi pole seda teinud, Karel tegi ära ja seda veel diisliga, mis on eriti raju, ma ütlen, et võib-olla me oleme avanud siin mannergutes ka uue chapteri nüüd tulevikku. Et kui te hoitate niisugust vabalt hingavat diislit otsima, see on päris raske, aga ta kestab. Lingid leiate alt, kuna toimub mannergute mõõduvõtt ja kõik asjad ja pange ennast kirja siis, et ma ei tea, kas ma see aasta saan ka veel osaleda, sellepärast, et mingid etapid kattuvad drifti omadega, et vist viimasel saab ka osaleda niimoodi, et on aega autot natukene kõpitseda. Proogi ise midagi 8 tundi järjest ja sõitu kuhugi ümber Eestimaa, vaadake, mis tunne on. Tšau!